tulemast Eesti Noortekirjanduse Ühingu lehele. Käimas on noortekirjanduse kevade intervjuude sari. Mina olen Lille Roomets ja täna meil külas lausa 2 autorit, Silja Kerge ja Evelin Alliksaar, kes kirjutasid ka 2 peale raamatu, 2 raamatut lausa. Üks on siis Rääkimine hõbe, vaikimine kuld ja äsja tuli just sellele järg välja Silm silma, hammas hamba vastu. Tere Silja ja tere Evelin. Tere! Kuidas tulite sellise idee peale, et koos raamat kirjutada? See tuli kuidagi nii loomulikult meil. Tegelikult oli algselt Silja idee üldse raamatut kirjutada. Minul ei olnud kunagi sellist unistust üldse olnudki, et võiks nagu midagi kirjutada, aga Siljal oli juba väiksest peale selline unistus, et ma lasengi Siljal äkki rääkida täpsemalt sellest. Et see mõte koos kirjutada, et see päris napilt enne kirjutamist tuli nagu ikkagi sellega, et ma noorena veetsin tohutult aega raamatukogus, kogu aeg lugesin, tunde ja tunde laenutasin koju. Ma ei ole nagu tegelikult ühtegi raamatut kunagi pooleli jätnud, kohustuslikud kirjandused, kõik lugesin siis juba lõpuni pool põhimõtte pärast. Ja eks ma sain ise ju valida ka natuke, mis ma loen ja ma avastasin, et see meeldis mulle, ma avastasin endale sobivad, meeldivad žanrid ja siis lugesin ja iga kord, kui ma raamatu nagu lõpuni sain, siis ma hakkasin mõtlema, et istusin tükk aega, mõtlesin, et oh jumal, mis seal nüüd oli või siis mõtlesin, et kuidas oleks võinud võib-olla edasi minna või kas ma muudaks midagi, kas ma ei muudaks midagi. No vahepeal lihtsalt see emotsioon oli nii tugev ja siis kooli ajal ta enam natukene sinna nagu kõrvale jäigi, aga ikkagi kuulen ja ikkagi kogu aeg kripeldas ja eriti kui ma nüüd on see, kus ma siis Evelin endale appi võtsin, oli sellest, et Evelin rääkis, kuidas tema juhendas õpilast loovtööd ja sellega siis õpilane kirjutas. Ja mina kuulasin neid jutte nii huviga, ise vaikselt mõtlesin, et tahaks ka. Ja siis järsku mõtlesin, et aga miks mitte? Ja siis põhimõtteliselt küsisin Evelinilt siin, et kas on mingisugust võistlust või kas on kuhugile midagi saata. Et kuidagi tuli see võistluse mõte. Evelinil oli kõik välja otsitud, kõik oli teada, kes neid võistlusi korraldavad, kus neid võiks saada, teha, näha. Ja siis pool naljaga, et aga millest kirjutada, kust see nagu tuli. Niimoodi see mõte meil siis idanema hakkaski, ega jah, mul oli siin loovtööline, kes siis kirjutas raamatut ja kirjutas täispikka raamatu ja ikka uurisime ja vaatasime, et kuhu võiks edasi saata ja kõik. Kirjandusõpetajal ikka tuleb neid igast konkursse ja jäigi silma siis kirjastus tänapäev krimiromaanide konkurss. Ja sellega oli vähemalt lihtne, et siis žanr oli vähemalt paigas, et ikka krimi peab tulema, mitte midagi muud. No ja sealt Silja hakkas siis ütlema, et tema tahab. Mõtlesin, no olgu, kirjuta. Ma võin aidata, et tema ei oska. Panime siis plaani paika, alustasime kavast, mõtlesime kohe, no kus kohas ikka tegevuseks toimub. Koolis muidugi 2 õpetajat ikkagi meil siin. Ja hakkasime plaani paika panema, saime siis kava 1 päevaga paika, suur äge idee tuli. Ja siis ma ütlesin, olgu, kirjuta nüüd valmis. Mina ei oska kirjutada, ma võin ainult õpetada igast asja, aga mina ei oska kirjutada. Ja Silja ütles, ei, mina üksi ei taha. Ja siis lõpuks rääkisime ära, no olgu, kirjutame koos siis. Ja lõpuks tuli ikkagi päris äge asi välja ja ka väga uhked oleme, et sa suutsid ära teha selle. Ja et sellest midagi sai ka päriselt, et saigi ära märgitud see konkursil. Kui oleks olnud näiteks kas ajalooliste romaanide konkurss või noorte romaanide konkurss, kas siis oleks mõni teine žanr olnud või on ikkagi krimi teie jaoks kõige lihtsam? Räägi sellest oma žanri teemast. Minu žanri teema on selline, et tegelikult ma naersin seda, et tegelikult ega ma ise krimit eriti ei armasta lugeda. Ja ka kui sa midagi ei armasta lugeda, sellepärast, et sulle ei meeldi need raamatud, mis seal on, järelikult tuleb ise ju paremini kirjutada. Nii et minu arust väga hästi klappis see, et krimi, mida ma ise ei loe, aga kirjutasime krimi-raamatu. Et seda tuli, et ma arvan tegelikult, kui ma nüüd mõtleks järele, ma arvan, et ma oleks vist igal juhul kirjutanud. Kui olekski olnud näiteks ajalooline, ma arvan, me oleks suutnud ajalugu ka välja mõelda.
et kindlasti ega see vist meil takistuseks ei olnudki, et võib-olla oligi natuke huvitav, et panigi meid loominguliselt natuke teise nurga alt siis nagu vaatama ka seda kirjutamist. Muidu ikkagi vaatad oma vana rasva pealt, mis sulle endale meeldib. Õnneks me ikkagi läksime sinna noorteromaanide žanrisse, mis meile endale tohutult meeldib lugeda. Aga see, et oli natuke teistsugune, et ma arvan, et see vist oli isegi eelis võib-olla. Pani natukene loovamalt mõtlema. Et võib-olla see, et kui otsingi, et nagu mis võistlust või kas mingisugust konkurssi midagi on, et see võib-olla natukene aitas lõpuks otsustada, mis teemas üldse kirjutada. Et eks me natukene võib-olla siukse ikkagi panime oma väikse asja juurde, et krimiromaanid, aga me suutsime kirjutada ka natuke noorteromaaniks selle, et me ikkagi tegime täpselt seda, mis meile tundus nagu. Me üritasime ikka jälgida seda, et me ikkagi žanri piirides püsiks. Me ei tahtnud tüüpilist detektiivromaani kirjutada. Jah, mõrvalugu on sealt, käib sealt läbi, no võib öelda isegi mitu surma käib sealt läbi. Aga põhiline ikkagi see narkoteema ja see meid nagu hästi köitis ja just see, et kuidas see nagu koolinoorte seas on ja et see selles mõttes on tore, et see krimižanr pani nagu paika ja andis nagu selle võimaluse niimoodi kirjutada seda. Kuidas teil see kooskirjutamine tehniliselt toimus, et kas olid mingid tegelased ära jaotatud või oli üks kirjutas ühe peatüki, teine teise? Esimese raamatuga oli siis niimoodi, et me mõtlesime välja kogu kava, et mis on algussündmus, mis sündmused me tahame kõik, et läbi käiks, oleks, kuhu me tahame jõuda, mis peaks lõpp olema. Ja siis otsustasime ära, et mina kirjutan siis esimese peatüki ja siis me mõtlesimegi peatükkide vahel vahetada. Ja siis oligi niimoodi, et koos me seda arutasime, istusime pikalt õhtusse ja siis Evelin sõitis koju, minu juures me olime ja natukese aja pärast, järgmisel päeval oli või? Et järgmisel päeval Evelin saatis lõppu, ta oli kirjutanud ära kõige viimase osa ja siis mõtlesin, et ega muud ei ole teha, ma pean siis selle alguse ära tegema. Et see oli nagu nii põnev ja siis hakkas nagu selline loovkirjutamine nagu või. Jah, loovkirjutamine, jah. Et alguses me natuke vist isegi püüdsime, et üks peatükk, aga pärast oli siis ikkagi niimoodi, et me kirjutasime ära ühe nii-öelda olukorra või mingisuguse nii-öelda stseeni osa või siis nii palju, kui mõtteid oli ja siis kirjutasid ennast tühjaks, siis sai teisele saadetud, teine luges ära, sai uusi mõtteid, teadis täpselt, kuidas võiks edasi minna. Et meil oli niimoodi, et me ei muutnud mitte midagi üksteise töös. Meile sobis, see kõik oli lihtsalt nii loomulik. Ja mulle nii meeldib, kui me rääkisime sellest, et kui me avastasime, et me kujutame isegi tegelasi ühtemoodi ette. Silmavärvid, juuksevärvid. Riietus kõik absoluutselt üks ühele, nagu telepaatia käis vahe, see oli täiesti imelik kohe, et ise ka üllatusime, et kuidas nii saab, et kuidas nagu nii ühel lainel saab olla. Aga mõnes mõttes see oligi hästi kihvt oli oodata seda, et ikka on ju põnev lugeda, mida nüüd teine kirjutas. Ja alati, kui see tekst tuli, siis nagu suure põhinaga loed, siis ei tea ju, enam-vähem nagu kava ju tead, jälgid seal, aga see oli ikkagi ju teise mõtte, teise sõnavara. Ja lugesid põnevusega läbi, mis siis kirja sai pandud ja kohe hakkas endas peas kohe kõik jooksmast. Ma tean kohe, ma hakkan sinna kirjutama. Ja teinekord see tekst lihtsalt läkski niimoodi, ta nagu ise elas ja ta läks ise enda suunda kuidagi. Ja see tegelikult oli ka väga hea, et kui kirjutasidki ära sinnamaani, kus mõtted said otsa, siis tekib see mõtteblokk tihti peale kirjanikel ju ka, et ise me ei oska nüüd edasi kirjutada. Aga kui ei oska, lihtne, ma saadan sõbrad edasi ja sõber teeb edasi. Ja läks ja niimoodi ilusti kuidagi sujuvalt see tuli. Teie esimese osal oli hästi selline üllatav lõpp ja kui ma veel ei teadnud, et teine osa tulemas on, et see oli nagu tõsiselt teistmoodi, ma ei taha nüüd ära spoilerdada siin, aga kumma idee see oli või kas te rääkisite läbi selle enne? Seda me teadsime kohe. See moment, see kuidagi tuli nii loomulikult, me otsime sinna lõppu ära, me teadsime, et see lõpp tuleb. Aga kui me selle nagu kirja panime, nagu kavan ära ja siis me vaatasime, see tekkis selline moment, kus me vaatasime üksteisele otsa ja ütles, et kas me päriselt tegime selle praegu ära. Nagu päriselt ka teeme nii või? Ja siis mõtlesin, teeme nii ära. Ja see tundus kuidagi, et see peab nii olema, et see ongi meie jaoks nagu loomulik. Et endal ju ka natuke tahtsime sellist põnevust ja üllatust sinna lõppu panna.
kui te hakkasite seda plaani tegema, et kas teil oli kohe idee, et te teete 2 osa või on seal veel osasid äkki tulemas või oli ainult see ühe raamatu idee esialgu? Esialgu oli ikkagi see, et kirjutame selle ära, vaatame, mis saab. Aga kui me seda nagu me jõudsime just kirjutamisega, ma mäletan, me jõudsime sinnamaani, kus tuli tegelane Priit sisse. Ja temast sai meie lemmiktegelane, kuigi esimeses raamatus ta on väga vähe, ta on ainult paaris stseenis, ta on väga salapärane, aga meil peas juba tekkis suur kujutelm, kes ta on, me teame kõikide tausta, me teame absoluutselt igat asja temast. Ja siis mõtlesin, et issand, kui kahju, et nagu lugeja ei saagi temast midagi teada. Ja siis ma mõtlesin, et ei, no siis järelikult peab teise osa ka kirjutama. Ja siis me hakkasime edasi mõtlema ja siis meil on nii suur arendus seal taga, et avastasin, et ei, me ei saa isegi 2 osaga ainult hakkama, me peame 3 osaga hakkama saama. Ja tegelikult, kui me väga-väga tahaksime, me suudaksime ka 4. edasi kirjutada, aga me leppisime kokku, et me ikkagi jätame ta triloogiaks. Et me sealt nagu edasi hakkame minema. Ja täitsa nagu seda Harry Potterit siis tegema ei hakka meil. Kuigi peas meil on täiesti Harry Potteri maailm nagu sellega küll juba olemas, kõik detailideni väljas. Ma võib-olla siia ütlengi, et kui kirjutada kellegagi koos, siis see, kuidas me saime arutada, et me saime kokku, siis me olime nii põnevil, siis me saime kogu aeg rääkisime ja siis sealt ainult arenes, aga miks on nii või miks on nii või et ja me lihtsalt räägime ja siis see kuidagi kinnistub, see asi läks nagu suuremaks, nii sisukaks, et kui sul on kellegagi jagada seda, et võib-olla lugejaga, et näiteks, et kui on keegi hea tuttav või õde või vend või et keegi loeb, elab sulle kaasa, et noh, see on jah, aga keegi, kes nagu on ju seda reaalselt aitanud välja mõelda üldse nagu, et kellegagi on rääkida, see on nii palju suurem, et tõesti see enam ei saanud ühe raamatu piirides olla. Kui kaua te muidu üksteist tunnete juba? Ülikooli esimesest kursusest, mis ta siis saab meil nüüd? Mitte veel 10. 9 aastat vist. Jah, varsti peaks 10 kokku saama. Ja et peaaegu täitsa dekaad juba. Kuidas teie sõbrad ja sugulased sellesse suhtuvad, et te nüüd kirjanikud olete? Põhimõtteliselt on siin see, et muidugi kõik elavad mulle väga kaasa, kõik on nagu väga vaimustuses, et issand, ma olen midagi sellist teinud, et õnnitlevad mind, kui ma ikkagi mingisuguse kas siis tunnustuse või üldse raamatu, et väga-väga vahva, aga pigem on siin see, et kuidas mina olen hoopis neid mõjutanud, et väga paljud lähedased, noh, 2 peale kokku väga paljud juba, aga praegu tõesti on nagu hakatud meie pärast kirjutama ja nõu küsima ja nõu pidama. et näiteks minu perekonnas minu isa täiesti hakkaski kirjutama ikka päris tõsiselt, et temal on tegelikult peaaegu hakkab asi valmis saama, et ma olen temaga nagu rääkinud ja see, et mina üritan ikkagi teda innustada ja nüüd meil tuli see 2. osa välja, et siis ta mõtleb, et issand jumal, et see peab ju olema tehtav ja ta on tõesti, ma tunnen, et ma olen nagu suutnud motiveerida ka teisi inimesi, et see on niivõrd lahe. Ja minul täpselt samamoodi, mul näiteks vennanaine hakkas ka tänu sellele kirjutama, et ütles, et tal on ka juba väiksest saati olnud suur unistus ja ta nägi, et meie saime hakkama ja see on võimalik, et aga miks mitte, miks ma pean ennast takistama, et ma võin ju ka kirjutada ja ma näen koolis seda ka, kuidas õpilased sellesse suhtuvad, kui nagu see õpetaja on kirjutanud midagi ja nad on nii õhinaga, loevad seda raamatut ja kiidavad takka ja siis nad räägivad neid momente, kus nad on läinud sõpradega raamatupoodi ja siis näitavad uhkusega, vaata, see on minu õpetaja raamat. Nad on nii uhked selle üle ja mul on ka päris mitu lootöölist, kes on isegi raamatut kirjutanud. Nüüd juba sel aastal ka nüüd järgmine kirjutas raamatut ja kõik tahavad hirmsasti, et see inspiratsioon on laiali läinud. Ja seda on nii tore näha, et inimesed julgevad nüüd. See on tänu sellele, et meie julgesime. Et see üks samm, kuidas see hakkas edasi lainetama ja nii tore näha seda. Kuidas teile lugejate tagasiside mõjub, et kas te midagi muutsite ka näiteks teises osas sellepärast, et lugejad midagi ütlesid või teid ei häiri see, mida lugejad arvavad? Ei, absoluutselt mitte. Ma ei tea, kas see nüüd egoistlik niimoodi mõelda, aga pigem kirjutame seda, mis me tahame.
eks me ikka vaatame seda ka, mis on lugejad ka öelnud ja kirjutanud aga sellepärast nüüd midagi endale muutma hakata, seda ei näe põhjust. Et ikka jätame nii, nagu meie mõtleme, sest me ju tegelikult teame, kuidas see lugu peaks edasi minema. Eks ikka on olnud neid küsimusi ka, et issand, et kuidas saab niimoodi. Mäletan, mul üks kolleeg kohe küsis, kui esimese osa ära luges, et issand, aga kuidas sa nüüd teist osa kirjutad, see ei ole võimalik. See on küll võimalik, me näitame, et on võimalik. Et aga muutma ei ole hakanud selle pärast. Ma ütleks ka, et kirjutamises me mitte midagi ei muutnud, võib-olla ainult mõtlesime, et kuna see esimene osa tegelikult sai ikkagi väga sooja vastuvõttu või ta sai nagu väga positiivse tagasiside, siis ma vahepeal mõtlen, et aga kuidas me saame teise sama hea hoida, aga selles mõttes me nagu ei muuda mitte midagi, et me lihtsalt võtame selle nagu tänuga selle armsa tagasiside ja innustuse endale lihtsalt vastu ja paneme oma lugu kirja nii, nagu meie teda mõelnud oleme. Ja eks kriitikuid on ju alati, ükskõik mis raamat on, alati on inimesi, kes kritiseerivad ja kellele see ei meeldi aga nemad ei olegi selle sihtgrupp järelikult ja see ei peagi kõigile meeldima. Tähtis on see, et meie oleme sellega rahul ja tähtis on see, et ikkagi see noor lugeja, kellele me selle suunasime, et nemad on sellega rahul. Ja minu meelest see ongi kõige suurem tunnustus, et kui vaadata ka, mis tunnustus raamat on saanud, need on kõik tulnud ju noore lugeja poolt ja see on just kõige suurem tunnustus, mis üldse saab olla. Et tegelikult ju see noor on suhteliselt kriitiline lugeja, panna teda üldse seda raamatut kätte võtma on juba suur asi ja see, et ta loeb selle lõpuni on juba teine suur samm ja et ta kiidab veel takka ka, no ma ei tea, mul ei ole midagi rohkem öelda, et see on imeline ju. Et kui see täiskasvanu lugeja loeb ja hakkab seal kritiseerima, ma ei tea, mingisuguseid detaile ja kõik, et noh, et las ta kritiseerib, kui ta tahab, aga peaasi, et noorele see meeldib. Sa enne mainisid, et sa ise krimkasid ei armasta. Mida sa loed ja mis teeb ühest loost hea loo teie jaoks? No kui mina enne nii ütlesin, siis ma võtan kohe esimese. Mina ise olen pigem noortekirjandust. Alati sellest, kui ma ise olin teismeline, on noortekirjandus väga südamelähedal olnud. Ja kuni siiamaani ja praegu juba puhtalt ka töö pärast, et kui ma olen põhikooli õpetaja, kirjandusõpetaja, siis ma ikkagi pean olema kursis sellega, mis noorte raamatute seas toimub. Aga me ütleme, et nad tegelikult on ka palju põnevamad ja mis mulle hästi meeldib noorte kirjanduse juures on see, et ta on väga filmilik ja seal toimub kogu aeg midagi. Ja minu häda on see, et mulle ei meeldi need pikad ilusad kirjeldused, mis kõik on, mida täiskasvanu lugeja võib-olla otsib, aga ma tahan seda tegevust saada sealt. Ja see on see, mis mul käivitab, millise raamatu ma kätte võtan. Silja, kuidas sul on? Ma võib-olla lihtsalt ütlen, et ega ma olen neid krimilugusid lugenud, ma mäletan, et ma lugesin mingi raamatu, et võtsin raamatukogust paari tunni pärast oli jälle läbi, oli vaja tagasi viia. Et kui ma juba lugemist alustan, siis ma loen, see nagu läheb ikkagi laduselt, et ma ka kujutan hästi palju peas ette neid, et kui midagi on väga lahe, siis ma võib-olla loen 2 korda. et vahepeal on nagu tõsiselt hästi, et kas ongi siis mingi väga hea stseen või väga hea, ega kui on nagu tõesti palju kirjeldamisi või need võib-olla on nagu jah, nagu on, aga mis teeb hea loo ongi, et midagi toimub. Ja me sellele natukene oleme rääkinud ka, et see, kui me suudame oma tekstiga näiteks tekitada emotsioone, nii põnev on kuulata, et ongi, et kui on raamatus nagu natuke kurvem koht sees, et kui me pärast vaatame siis, et kas lugejad reageerisid sellele või näiteks ema ütleb, õde ütleb, et issand jumal, siis on nagu, et ju läks korda või vähemalt midagi ju oli, et ta sellel nagu kaasa elas. Võibki öelda, et hea raamat tekitab emotsioone. Vahet ei ole, kas ta paneb sind naerma, kas ta paneb sind nutma, kas ta läheb sind vihale. Aga see, et sul tekib see emotsioon, see tegelikult näitab seda, et ta jääb ka meelde. Ja see on kõige olulisem ja meile meeldib emotsioone tekitada. Mis oli teile kirjutamise juures kõige raske või millise stseenide kirjutamine näiteks, et kas kirjeldused või võitlus või võib-olla nüüd praegu, kas seal armastustseenid olid ka sees või? No siin on meil endal omavahel nali selline, et Sillal tuleb hästi välja kirjelduste kirjutamine. Minul tulevad hästi dialoogid ja siis me alati naerame seda, et üks näeb luulusid ja teisel on hääled peas. Meil ei ole kõik väga korras järelikult. Eks meil kirjutamisele tuli ka niimoodi, et mul nii meelest, et teise osal kohe üks väga konkreetne tseen. Silja kirjutas pika kirjelduse kõik ära
ja siis tuli dialoogi koht, et kus kaks tegelast said kokku ja nad peavad rääkima hakkama. Ta saatis mulle, et nii Evelin kirjuta nüüd. Ja mina olin kohe, jess, mina saan nüüd dialoogi panna. Ja siis mul on vastu ka, et kui Evelin saatis mulle teinekord, see oli nagu näidend. Et oligi, et nagu, et üks ütleb, teine ütleb, aga siis ma mõtlesin, et midagi peab seal toimuma, et sa saad nagu seda ette kujutada, siis ta on nagu hea voolav, siis ma kirjutasin sinna vahele. Et ma esimeses osas mäletan ja, et oli nagu tavaline kooli olukord ja ma mõtlen, et nad ei saa olla koolis niimoodi, et mitte keegi mitte midagi ei räägi, et ma sellega nagu pingutan, et see otsekõne tuleks nagu välja. Aga kui ma Evelinile saatsin, siis ma sain kiita, et päris hästi rääkisid, kui ma nad rääkima panin. Täitsa ilusti ja loomulikult rääkisid. Ja isegi kui mina punnisin oma kirjeldusi, tuli Silja kiitis ka takka, et talle väga meeldis, ma üritasin detailideni minna nagu Siljale meeldib ja siis kiitis, et ma kujutangi nii, et väga hea. Et kui ikka kirjutad, et ma ei tea, istub vasakule poole diivanist, siis on väga hästi. Aga mis oli nagu raske kirjutamisel? No, mina pean ütlema seda, mina ei suuda kirjutada armastustseene. Võitlust, verd, no tülisid, need on hea lihtne, mõnus, lähed sinna sisse, aga armastus siis on selline, ei tea, ei tule selline. Või Silja, mis sul raske oli? Stseeni mõttes jah, võib-olla oli keeruline hüpata võib-olla ka teise tegelase peale, et kui ongi, et me kirjutame ühe inimese vaatenurgast ja siis aga mulle selles mõttes mul vedas, et sa kirjutasid ongi, et esimese raamatu lõpu saatsid mulle kõige esimese asjana sai valmis raamatu lõpp. See läks küll pärast nagu hästi palju muutmisele, aga mul on hea meel, et sa seda nagu tegid, et ma ei tea, kas mul oleks endal tulnud nii hästi. Jah. Huvitav fakt ongi see, et tegelikult kõikide raamatutega, nüüd isegi kolmanda osaga võib öelda, meil on lõpp olemas. Et kõik esimesel raamatul kohe esimesena lõpp tuli, teisel raamatul kohe lõpp ja kolmandal on ka juba lõpp olemas. Et me teame sihtpunkti, kuhu me tahame jõuda. Kas teil on mingid kiiksud ka, mis kirjutamise ajal välja löövad? On teil vaja mingit kindlat aega päevast, kas öösiti või varahommikuti või mingid snäkid, joogid? Sina vist ütlesid, et sa kuulad muusikat või midagi kõrval? Jah, minul on see, et muusika on ju hästi emotsionaalne ja see aitab mul kuidagi minna teatud meeleollu sisse. Et kui tegelikult vaadata isegi mu Spotify playlisti, siis kui ma kirjutasin üht raamatut, siis mul on ühesugune muusika, kirjutan teist raamatut, on teistsugune muusika, et see kuidagi aitab, jah. Ja isegi kui me selle kirjutamise ajal, ma isegi seda muusikut võib-olla ei kuulegi seal taga, et ma lihtsalt lähengi selle loo sisse, see muusika on kuskil taustaks ja mingil hetkel ma võin avastada, et aga juba on mingisugune 10. laul juba ja ma polegi tähele pannud, mis seal vahepeal on üldse. Aga jah, kuidagi aitab mind. Aga sellist otsest, ma ei tea, suuremat kiiksu ma küll ei oskaks välja tuua, et eks ikka loodus annab inspiratsiooni. Et kui ikkagi minna suvel saad õue minna kirjutama, see on ikkagi mõnus ja seal mõtted liiguvad paremini. Aga kellaaja suhtes on niimoodi, ma küll midagi välja ei oska tuua. See oli hea, et ongi, et keskkonnavahetus, et meil läks kirjutamine väga hästi, kui me väikse reisi peal olime, aga natuke motiveerib tähtaeg ka. Jah. Et eks see tegelikult raamatu mõte tuligi siis, kui suvevaheajal oli vaba aega natukene ja siis oli tore nagu sellest rääkida, aga oli võistlus ja võistlusel oli tähtaeg ja tegelikult see aitas esimese raamatuga ikkagi mingi piirangu ette, et see tegelikult töötas. Ja sellepärast teine raamat võib-olla natuke venis ka, et see oli otsest tähtaega. See oli meie soov see valmis kirjutada, aga kas me vaikselt hakkasime endale nagu tähtaegasid panema, mis nagu aitas kaasa sellele, et nüüd selleks ajaks võiks olla valmis ja niimoodi me saime selle ilusti. Et võib-olla kui tähtaega ei ole, et siis hakkad, inimese loomus ikka on, et aega on, kuni lõpuks aega ei ole enam. Aga jah, niimoodi, et endale tähtaegade sättimine see nagu aitas ka. Suur aitäh teile ja ma viimaseks küsin, mis nõude annate noortele, kes tahavad ka kirjanikuks saada? Ole julge. Esiteks kirjuta hästi palju kas või sahtlisse, aga kirjuta ja just see julgus, et kui sa ei julge seda avaldada või üldse isegi lugeda anda kellelegi, siis ei saa ju sellest mitte midagi juhtudagi. Et tee see esimene samm ära, kas või olgu esimeseks sammuks sul sõber või ma ei tea, lapsevanem või keegi selline, keda sa saad usaldada
ja kui ta ütlebki alguses, et noh, et see on halb tekst, et natuke kõpitse veel seda, siis võid kuulata, aga sa ei pea kuulama, peaasi, et sa lihtsalt kirjutad edasi ja julged selle sammu teha, et sa avaldada ka julged või vähemalt anda lugeda seda kellelegi. Et võib-olla ma olen ise sellises olukorras olnud, et ma olen kirjutanud nii-öelda sahtlisse, failina arvutisse küll, et vist sahtel ei ole õige sõna praegu enam, onju. Aga mul on küll neid mingisuguseid loo alguseid, aga ma ju ka nagu mul ei olnud kellelegi näidata või ma ei tea, kuidagi imelik oli kellelegi näidata või et mul on need ikkagi olemas, et kui ma käsile võtaks, ma reaalselt võiksin sellest raamatu lõpuks valmis kirjutada. Et juba kui mingid need algused on, siis just, et ole julge ja tegelikult meie oma võistluse kogemuselt ikkagi ütlen, et me olime nagu täiesti tundmatud selles mõttes, me saatsime ju täiesti anonüümselt oma loo lugemisele ja tõesti sellest sai siis nii hea tagasiside ja sellest tuli ikkagi päris suur asi, et hästi võimas muutus. Et ei pea kartma, et sul ei ole mingit kontakti või mingisugust oskusi või et proovida tuleb. Ja just need konkursid ongi üks väga hea võimalus noorele inimesele, et tänapäeval ju vanus ei mängi mingit rolli. Meil on ju neid noori kirjanikke siin küll olnud, kes on avaldatud saanud. Et on ju igasugused, need tänapäev teeb hästi palju neid konkursse, just noorte romaanidel näiteks. Et alati tasub nendest osa võtta, sest need on ju anonüümsed tõesti. Nad peavad selle läbi lugema ja siis nad saavad ise otsustada, kas see lugu on siis avaldamisväärne või mitte. Aga kui see sinna ei saada, siis see ei jõuagi kunagi sinna. Suur aitäh teile ja me siis seda viimast 3. osa ka ootama. Ja, nii tore, aitäh! Aitäh!